Tere, head vaatajad, Punkar.td siinpool. Seekord tuleb siukene teistmoodi video, et mul on paar üleskutset. Esiteks, kuna see video, kui see välja tuleb, on video, võiks öelda arvult number 90, ehk siis 10 videot veel ja siis tuleb 100 video, nii et selle tõttu teen paar üleskutset. Esiteks muidugi ma tahaks 100 video puhul teha Q&A ehk küsimuste-vastuste video, et võib-olla kui teil on mingeid küsimusi ja asju, siis võite kas selle video alla kommenteerida või järgmiste videote alla või siis kirjutada meile, mis mul alati video kirjelduses on, et täitsa huvitaks, mida võib-olla keegi võiks minu kohta uurida ja või siis ma mõtlen ka ise muidugi küsimusi välja, kui küsimusi ei tule. Et 100 video puhul võiks midagi siukest teha. Ja teine üleskutse, mida ma ütlesin ka Eesti Laulu livestreamis, et nojah, seda oleks võinud tegelikult teha juba eelmise aasta lõpus, et kui ma tegin seda Elmari Eesti lugude edetabeli videot, siis ma võtsin ka laule, mis sinna tabelisse ei saanud, aga mis minu arvates olid ka väärt kommenteerimist, et ma panen alla, teen ka postituse samal päeval, kus ma panen need laulud koos pealkirjaga järjekorda niimoodi, nagu nad mul olid seal videotes ja siis võiksite hääletada, milline neist oli eelmine aasta parim laul. Et mind täitsa huvitaks, et milline, kui palju minu arvamus teie omadega ühtiks. Et neid laule oli 27, ma ütlen nad selles järjekorras, nagu nad videod olid, kuidas ma kommenteerisin. Et laulud olid siis järgmised. Esimene oli Sikukesed sokukesed, esitajaks Antsud koos räppar Tiiuga. Teine oli Hea tuju laul Girly Stringsi poolt. Kolmas oli Too Easy, esitajaks Daniel Levi. Neljas oli Ei tee numbrit, esitajaks Fix ja Marek Sadam. Viies oli Raskekujuline tuberkuloos, esitajaks Jaan Pehk. Kuues oli Pöial-Liisi, esitajaks Jaagup Tuisk ja Kaia-Liisa Kessler. Seitsmes oli Kaunitar ja koletis, esitajaks Köömes koos Marileeniga. Kaheksas oli Parasiit, esitajaks Aalika ja Sämm. Ja just arvan, et kui keegi viitsib hääletada, siis see võib päris kõrgele jõuda. Üheksas oli Millal käisid sa viimati Tallinnas, esitajaks Jüri Pootsman. Kümnes oli Ajavahe, esitajaks Anett ja Reket. 11. laul oli Kerge Raheli poolt. 12. oli Senaator, esitajaks Karl Killing koos Arapiga. 13. oli Guardian Angel, esitajaks Olli. 14. oli Okei, Tommy Cashi poolt. 15. oli Juulikuu, esitajaks Beatrice. 16. oli Eelmine päev, esitajaks Tuuli Rand. 17. laul Kas, esitajaks Aalika. 18. laul Trügige must mööda, esitajaks Ann Marlen.
19. laul Katki, esitajaks Antsud Metal Project. 20. laul Valu, samuti Antsud Metal Project. 21. Rockstar Demo, esitajaks Cecilia. 22. Muutub kõik, esitajaks Merit ja Märten Männiste. 23. laul Aamen, esitajaks Cecilia. 24. Sügispalavik, esitajaks Jaagup Tuisk ja Elisabeth Tiffany. 25. laul Ei viitsi ei saa, esitajaks Sydney ja Chris Boyce. 26. Tooge vana 5 minni tagasi, esitajaks Viis Miinust ja viimane 27. Jõuluöö Koit Toome ja Reigo Tamm. Et need laulud olid siis need, mis minu arvates oleks võinud, kui mitte siis sinna Eesti lugude Elmari Eesti lugude edetabelisse mitte saada, aga olid minu arvates ka väärt kuulamist ja kommenteerimist, et milline neist oli, sest teie arvates kõige parem laul. Ma ütlen ka oma top 27 ära siia, et siis te saate võib-olla vaadata, et peate kellelegi, et tahate, et keegi võib-olla saaks kõrgemale või võtta minu arvamus lihtsalt. Minu top 27 oli niimoodi. 27. laul kahjuks viimasele kohale jäi siin Cecilia lauluga Aamen. Nojah, see oli selles mõttes lihtsuses peitub võlu, aga lihtsalt võrreldes teiste lauludega jäi see nüüd tahapoole. 26. oli mul Jaan Pehk Raskekujuline tuberkuloos. 25. laul oli Rahel lauluga Kerge. 24. oli Viis Miinust Tooge vana 5 minni tagasi. 23. oli Ann Marlen Trügige must mööda. 22. Karl Killing Fiat Arop Senaator. 21. Cecilia Rockstar Demo. 20. Beatrice Juulikuu. 19. Tuuli Rand Eelmine päev. 18. Girly Strings Hea tuju laul. 17. Daniel Levi Too Easy. 16. Jaagup Tuisk ja Kaia-Liisa Kessler Peial-Liisi. 15. Jaagup Tuisk ja Elisabeth Tiffany Sügispalavik. 14. Antsud Fiat Tiiu Sikukesed sokukesed. 13. Köömes Fiat Marileen Kaunitar ja koletis. 12. Jüri Pootsman Millal käisid sa viimati Tallinnas. 11. Aalika lauluga Kas või KAS, ma ei tea, kuidas seda ikka öelda. 10. nüüd jõuan top 10-ni. 10. Anett X Reket Ajavahe. 9. Sydney ja Chris Boyce Ei viitsi ei saa. 8. Fix ja Marek Sadameid ja numbrit. 7. Aalika ja Sam Parasiit. 6. Tommy Cash Okei. 5. Antsud Metal Project lauluga Katki. 4. Merit ja Märten Männiste Muutub kõik. No nii, nüüd jõuame top 3-ni, kes mul on top 3-s, kes sai esimese, kes sai teise, kes sai 3. koha. Variandid on Koit Toome ja Reigo Tamm Jõuluöö, Olli Guardian Angel ja Antsud Metal Project Valu. Ei tea, kes sai 3., kes sai teise, kes sai esimese koha. Kohe kuuleme. 3. koht. Antsud Metal Project Valu. Ja nüüd kas esimene või teine koht, kas Olli või Koit Toome ja Reigo Tamm. Teine koht
Olli Guardian Angel, see oli tükk aega esikohal, aga lihtsalt see, mida Koit Toome ja Reigo Tamm selle jõuluöö lauluga tegid, no see oli lihtsalt nii hea, et ma pidin selle esimeseks panema. Et selline see top 27 tuli minul, nii et kui te tahate näiteks Ollile või kellelegi teisele kedagi teist siin kõrgemale tõsta, siis minge hääletage. Igal juhul sellised laulud olid ja selline see top 27 oli. Elmari lauludest teen ma ilmselt ka nendest, mida ma kommenteerisin, millele hääle andsin ka, teen oma top 29, aga seda tuleb siis, kui see aasta lõpus video välja tuleb, see Elmari lugu. Võin juba öelda, et see on juba üpris palju laule, mida sinna olen pannud, et lihtsalt neid Eesti muusika on nii hea, lihtsalt igasuguseid erinevaid stiile ja lahedaid laule tuleb, et muusika on ikka see, milleta kui seda ei oleks, muusika ja teater ja kunst, kui seda ei oleks, siis oleks elu ikka nii igav, et see on üks asi, millega ennast välja elada, siis kui võib-olla on pisut raske aeg ja niimoodi. Aga minge kirjutage siis küsimusi mulle ja minge hääletage laulude poolt ja olge terved. 10 nädalat on aega ja siis tuleb 100 video. Vähemalt niimoodi ma arvan. Eks näeb, kuidas läheb, elu võib kõik ära muuta. Olge terved ja näeme jälle. Kevad on käes. Õues juba rohkem värve näed. Isegi kui ilm on karge, on päevad ikkagi rohkem valged. Juhul, kui sul on mõni mure väike, aitab seda vähendada kevadine päike. Ilm on ilus, õhk värske näib, varsti on ka aed lilli täis. Ettevalmistusena suveks võtame seda, sest juba mõne kuu pärast saame tervitada teda. Seniks naudime kevadet, on ikkagi teda veel.